tere tulemast jaanuarikuu saatesse. Mina olen Eeva. Ja mina olen Kerilin. Ning toome teieni jaanuarikuu uudised. Saate alguses heidame pilgu tagasi detsembrikuusse viimasele koolipäevale ning Sass Henno loengutele. Me räägime asjadest, millest täiskasvanud rääkida ei julge. See on minu loenguprojekt, mille ma mõtlesin sügisel välja, sellepärast et ma olin 21. detsembril külastas meie kooli eesti kirjanik Sass Henno ja andis 3 loengut teemadele Minu lugu, ausalt, julge rääkida ja sõnade jõud. Lood olid huvitavad, kaasahaaravad ja ei jätnud kedagi ükskõikseks. Ma tahan tulla rääkima teile asjadest, millest täiskasvanud rääkida ei julge. 1. veebruaril toimus Tartu rahu 100. aastapäeva pidustused ja rongkäik, kus osalesid ka Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi õpilased. Lähme vaatame lähemalt. 1. veebruaril tähistas Tartu rahu oma 100 aastat sünnipäeva ning sellega seoses toimus gümnaasiumi õpilaste jaoks korraldatud pidustused ERMis ja hiljem ka rongkäik Raekotta koos Euroopa Liidu liikmete lippudega, kus aga ees ootas musta kasti etendus, kuhu olid oodatud ka teised tartlased. Tere, oleme kogunenud siia imeilusasse ERMi ja siin kohe paremat kätt näeme siis, kuidas naised teevad pilti ja ütleme niimoodi, et meelel on hea, kõik on aus, õhk on aur ja see on minu kaasassistent Eliise ja siin toimub rämmar, 5-, Ott Lepland, duo, let's go, tuleb lahe pidu ja näeme seal. Meie kooli esindasid 10. F, C, D ja 11. E-klassi õpilased. jaanuaril toimus Tartu linna vene keele tõlkekonkurss, kus osalesid ka meie kooli õpilased, kes saavutasid häid tulemusi. 22. jaanuaril toimus ülelinnaline vene keele tõlkekonkurss, kus osalesid meie koolist 23 õpilast. Tõlkimine eesti keelest vene keelde saavutas esimese koha 11. F-klassi õpilane Sandra Toft ja 4. koha Karoliina Komissarova. Tõlkimine vene keelest eesti keelde saavutas 4.–5. koha 10. G-klassi õpilane Kateriina Bogdan, 6. koha Simona Senina 10. F-klassist ja 9.–11. koha Madis Suits 11. F-klassist. Palju õnne õpilastele ja täname õpetajaid Olga Pulatšik ja Natalia Stanevitš õpilaste juhendamise eest. Jaanuaris külastasid meediamooduli õpilased Euroopa Liidu parlamenti Prantsusmaal, kus tutvuti parlamendi tööga ja Euroopa Liidu noortega. Lähme vaatame, kuidas reis möödus. Maitsev toit ja võrratu kultuur. Need on ainult 2 märksõna meie Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi meediamooduli õpilaste õppereisist Prantsusmaal. Jaanuari lõpus käisid paljud meie kooli õpilased Euroskola projekti raames Strasbourgis. Nähti kultuurimelu, erinevaid vaatamisväärsusi ja mis peamine, külastati Euroopa Parlamendi peahoonet. Nii, oleme minemas nüüd Frankfurti. Jõudsime Riia lennujaama, läheme Europarlamenti Strasbourgi. Nüüd sõidame lendame lennukiga Frankfurti ja no hei. Noored said arutada erinevate Euroopa murekohtade üle ja mis peamine, said uusi ja huvitavaid sõpru erinevatest Euroopa riikidest. Established in 2013 and has already over 1,000 graduates. Nii, nüüd oleme Frankfurdis, ootame enda bussi Strasbourgi
Olen seda bussi oodanud juba üle 40 minuti, kuid kohalike arust on see täiesti okei nähtus. meie jaoks muidugi mitte, ja noh, nüüd me siis ootame need viimased 20 minutit veel ära, kui ei tule, siis me peame midagi ette võtma, kui tuleb, siis on väga tore, saame lõpuks hotelli minna. We'll keep you updated. Selle aasta algul vahetus QTV peatoimetaja. Uuteks peatoimetajateks said Christopher Oskar Orav ja Markus Gregori Kullamaa. Nüüd vaatame intervjuud endise ja uute peatoimetajatega. Tere! Mina olen Kris ning mina olen Markus ja meie oleme QTV uued peatoimetajad. ning täna teeme intervjuu QTV endise peatoimetajaga. Kelleks on? Kristina. Kristina, kuidas sa siis said peatoimetajaks? Ma arvan, et ma jäin oma aktiivsusega silma ja mulle meeldib kõike meedias teha. Absoluutselt kõike või? Jaa. Okei. Aga kui kaua sa siis juba oled peatoimetaja olnud? Ma arvan, et ma olin... Oota, parandan, kaua sa olid peatoimetaja? Okei. Enam ei ole. Ma arvan, et ma olin pea 2 aastat. Pea 2 aastat, tõesti kaua. Aga mis siis olid kõige raskemad siuksed töökogemused või juhtumused, mis teil juhtus? Ma arvan, need üritused, kus pärast tulid esinejad ütlema, et neid ei tohtinud filmida või neile ei meeldi, et avaldatakse video kuskil. Ning mis on olnud kõige helgemamad ja meeldejäävamad juhtumid selle 2 aasta jooksul? Ma arvan kindlasti see, kui ma sain terve meediameeskonnaga koos olla või siis Prantsusmaal käik. Mul on küsimus. Ja, mida on andnud sulle peatoimetaja amet nende aastate jooksul? Kindlasti uusi tutvusi ja mul on parem pingetaluvus. Ja ma olen aru saanud, et ma tahan minna õppima Tartu Ülikooli ajakirjandust või siis BFM-i. Okei, põnev. Ja näiteks, kui sa ei tegeleks meediaga, siis mida sa praegu teeksid? Ma ei kujutagi ennast ette ilma meediata. Väga tiip. See paneb tõesti mõtlema. Ka mul on mõned küsimused teile. Lase tulla. Et kelle sõna peale jääb siis? Kas Markuse või Krissi? No siin ei ole küsimustki. Me põhimõtteliselt mõtleme samal lainel Krissiga, nii et meil on ühine sõna ja vastame ühtemoodi enamus küsimustele. Täpselt. Aga kuidas teie peatoimetaja amet algas? No tegelikult see algas suht spontaanselt, ega ma küll ei osanud 10. klassis arvata, et ma oleksin peatoimetaja siukse vennaga, aga noh... Selle retsidivistiga me ei tahtnud üldse ühte ruumigi saada, aga katkus välja mängis. Sest aasta alguses, kui meedia alles alguse sai, siis tema alati vastas kõikidele küsimustele ja ma mõtlesin, et kus see Riho küll sellise venna veel leidnud on, et issand jumal, et kas ta vaid ka kunagi jääb. Aga nüüd on juba täitsa tore selle. Ja ma pigem siin õpetan Krissi ja aitan järeldada. Kas teil on ka midagi minult õppida? Ei. Miks mitte? Millest sa räägid? Te olete alles algajad ja mina olen. Lõpeta ära, kuuled või? Me sündisime selleks, Me oleme siin sündinud. Otseses mõttes ma käisin Kivilinnas. Ma ei käinud Kivilinnas. Aga mis on teie ootused peatoimetaja ameti suhtes? Mul ei ole väga suuri ootused, sul on või? Uut kohvimasinat. Kuradi kohvipuhastustablett ei ole kellelegi. Ube. Ja täna said otsa jumala, kitsas käes, teate küll, Oadia jutud. Aga muidu on nice place. Muidu on suht teema. Ma ostsin just külmkappi, see on suht äge. Kui veits ruumi oleks küll vaja siin. Veits võtaks juurde, siin, On nagu ta on. Ajab töö ära. Kui te annate peatoimetajana käsu, kas teid kuulatakse ka? No ma ütleks, et meil on siuke good cop, bad cop süsteem. Krist on see, kes lööb nagu sõrmi saatli vahele. Ma olen see, et võtame rahulikult ja istun maha ja ajame asja ära.
sest mul tavaliselt ikka kui väga vaja on, siis mul ikka kurikas on tavaliselt nagu kotis kaasas. Aga siiamaani ei ole nagu kasuks läinud, nii et tavaliselt on kõik väga kuulelikud olnud, kõik on hästi selged, toredad ja mingi monteerimisjäda on, me saame alati aidata. Jaa, me oleme kõik korda, kõik sujub. Praegu ei ole mitte mingit probleemi siiamaani olnud. Väga mõistlik. Mis me oleme mingi kuuke oleme olnud siin praegu tööl. Kui rääkida ausalt, siis mida te arvate minu kui peatoimetaja tööst? Ausalt või? Taavi peatist. No siinkohal annaksin vastamise järje oma kallile kolleegile Kristofferile. Et kui te küsite seda küsimust, siis mida te täpsemalt selle all mõtlete? Seda, et kas te olete vaatanud mu töid, mis ma olen teinud või siis olete minuga rahul? Mis töid? Pole kunagi. Et jah, ma nõustun. Ma oleks küll nagu, eks ma vahel satun ikka siukse kahe vahele, aga kui aus olla, siis tegelikult isegi ei ole väga hull. Et kindlasti, kui on midagi vaja, siis Kristin alati aitab. Seda jah, selles suhtes ta tuleb hullult, ütleb, et ta tabib, muidugi, kohe saab alati. Et vahel on isegi see, et ma ei küsi midagi, Kristin ikka nagu, tead, ma tegin su kodutöö ära. Mul on kodutööd, mis asja. Ma ka ei teadnud, väga haige. Terve periood tegi tema ära, ma ei tea. Ja siin ma panen piiksu peale sinna. Ja jah. Nii on. Nii ongi. Mul tundub, et mul rohkem küsimusi ei ole. Ja see oligi intervjuu uute ning endise peatoimetajaga. Tänan vaatamast. Ciao. Ja need olid jaanuarikuu uudised. Aitäh vaatamast. Ciao! Ciao!